Märt Sults, palun. Kolleegid, aitäh, et viitsite õhtutunnil haridusteemasid arutada. Tallinna linn võttis riigi ülesanded ja Tallinna linn järgmisest aastat tõstab õpetajate palka, täites keskerakondlik Tallinna linn täidab siis sotside ja reformarite valimislubadusi ja üritab tõsta 900 euroni lasteaiaõpetajate palka. Nüüd riik palun olgu nii kõva vend ja täitku enda poolt antud seadust, põhikooli gümnaasiumi seadust. Lasteaiaõpetajatel on pandud kohustus ja nad peavad sellega fikseerima, et laps on kooliks valmis ehk kooliks ettevalmistus. Ja nüüd needsamad lasteaiad teevad tumpingud nendele samadele lastele, et lapsed saaksid nõnda nimetatud headesse koolidesse sisse, kus on enne nähtud seda, et lasteaia viimase rühma laps peab oskama lahendada tundmatuga võrrandit. Aga see on Tallinnas reaalsus. Et 3 + X võrdub 5, millega võrdub X. Mul on isiklik kogemus olemas, mul lapselaps käib eelkoolis praegu. Seal tehakse selliseid tumpikuid. Nüüd ma küsin edasi. Põhikooli gümnaasiumi seadus ei nõua seda, et laps enne kooli tulekut oskaks üldse midagi, sest kool on ju selleks, et laps tuleb õppima. On vist nii? Ja kui nüüd teie väidate seda, et see inimene, kes õpetab last ja valmistab lapse ette kooliks, ei vääri õpetaja nime ja õpetaja palka, no siis on midagi äärmiselt mäda. Tähendab, teie jaoks on ju püha, riigi jaoks ja meie jaoks on püha riigi põhiseadus ja kooli inimestel on tähtis põhikooli gümnaasiumi seadus. Miks pärast te ise ei täida enda seadust ja miks pärast te adekvaatselt ei vaata nendele seadustele otsa? Te täidate valikuliselt. Tallinn suutis seda teha, aga ta teeb seda millegi arvelt. Kui ta praegu tõstab lasteaiaõpetajate palka, siis jääb miski asi tegemata, sellepärast rahakott on üks. Ega rahakott ju ei kasva. Te ise väitsite seda, et kohalik tulubaas tõuseb kiiremini kui riigi eelarve, aga see on jälle demagoogia, sellepärast seda ei saa mõõta enne, kui aasta on läbi. Kas mingi raha laekub või laeku, seda mitte keegi ei tea. Tallinn võttis riski, lootes selle peale, et äkki riik tuleb kaasa. Aga vastustest praegu jälgib niimoodi, riik ei tule kaasa. Riigil on poogen. Kohalikud tulevad välja, küll nad lepivad kokku, kohalikud omavalitsused lepivad kokku lasteaiaõpetajatega selles suhtes, et kuidas palka maksta või kui suure palga eest on inimene nõus ennast müüma. Ta ei müü ennast mitte 35 tundi nädalas, ta müüb ennast 41 tundi, 50 tundi nädalas. Ta elab selles asjas sees. Jah, tal võib olla tõesti üle raha vaja, sest tal ei ole aega raha kulutada. Aga miks pärast selle peale mängida? Nii et sellest ma aru ei saa, miks pärast riik ei taha seda vahe, mida kohalik omavalitsus suudab välja maksta õpetajale. Ja see vahe, mis jääb kohaliku omavalitsuse raha ja miinimumpalga, õpetaja miinimumpalga vahel, seda raha kinni maksta. 150 eurot, kui kroonidesse minna, see on 2500 krooni. 2500 krooni oli kunagi 1,5 direktori palka. Ega siin päris vähe ei olnudki. Ma ei saa aru, miks pärast riik ei näe seda võimalust, mis tegelikult ei ole ressursiliselt ning midagi üle mõistuse käivat. Aitäh!